Ilusat pealelõunat teile ja tänan, et mind on usaldatud seda ettekannet pidama ja ma tahaks tänada ka Arnet ja Eetu, kes olid nõus tegema selle väikse vahetuse. Ja metsis on üks nendest liikidest, mis ei ole ilmselt jätnud külmaks peaaegu et mitte kedagi. Ja kindlasti ei saa rääkida konfliktist looduskaitsjate metsameeste vahel, vaid ja ka jahimeeste vahel. Ma arvan, et kõik need inimesed, kes puutuvad kokku metsaga, nende kõikide hool on kindlasti ka metsis, et see metsise asurkond jääks meil püsima ja et ta ei kaoks mitte. Küll on loomulikult toimunud mitmeid tuliseid debatte selle üle, mis on metsise arvukuse kadumise põhjuseks olnud. Ja tegelikult, kui nüüd meenutada neid erinevate inimeste seisukohti, siis mõnes mõttes on õigus kõigil. Ainult et selleks, et aru saada sellest, et mis siis tegelikult toimub, tuleb kogu seda metsise hingeellu hoopis sügavamalt süübida ja vaadata kõiki neid erinevaid aspekte. Ja täna ma püüan teile siis anda ülevaate esmalt, kuidas on siis metsis levinud Eestis, milline on olnud arvukuse käekäik, paar sõna riiklikust seirest ja 2 viimase aasta inventuuri tulemustest. Seejärel üsna põhjalikult peatume metsise elupaiga nõudlusel ning teda ohustavate tegurite juures ja paar sõna ka mõnest uuest vaatenurgast, mis on mõnel viimasel aastal nüüd ilmunud kirjanduses. Ja proovime leida ka selle vähemalt esmase vastuse, miks on metsise arvukus vähikäiku teinud. Ehk see, et ma loodan, et Ülo saab ka vastuse oma küsimusele. Metsise levik on Eestis väga hästi seotud meie maastikuregioonidega, ehk see, et pea 60% metsise mängudest asetsevad Vahe-Eesti metsavööndis ja teine väga suur osa on siis Alutaguse madalikul ja igal pool mujal on ta siis juba tükimad harvem lind. Metsise arvukuse hindamisel on ajaloos esmalt või esmasena kasutatud ikkagi kukkede arvukust. Ene Viht on toonud küll välja, et õigem oleks hinnata kanade järgi, kuid kanade järgi arvukuse hindamine on ülimalt keeruline, sest metsise mängu ajal kanade arvukust hinnata selles mängus konkreetses ei ole võimalik. Lisaks on seal veel mõned aspektid, millest me räägime hiljem. Ja et see kõik ei oleks mitte ojaste jutt, siis on siin allpool toodud ka kirjanduse allikad, mida on siis kasutatud selle ettekande koostamisel. Ja siinne graafik nagu näitab väga selgelt, mis seis oli 50ndate alguses Erik Kumari järgi ja kuhu me oleme jõudnud tänaseks. See langus on olnud üsna dramaatiline, kuid sellel on ka suhteliselt loogilised seletused. Metsislaste riiklik seire, mis toimus alates 1994. aastast, lõppes 2009. aastal nii-öelda see esimene periood ja see on nii-öelda see klassikaline augustikuu loendus ja nagu te siit graafikult vast näete, siis mingisugust stabiilsust selles seires ei suudetud saavutada kahjuks ja kuna ka nende loenduste originaalandmeid kahjuks
ei ole võimalik saada olnud kasutada, siis me otsustasime 2009. või 2010. aastal õigemini, et me senisel kujul seda ei jätka ja pigem vaatame selle metoodika uuesti läbi ning ma loodan, et selle aasta augustis saavad need loendused jälle toimuma, kuid nüüd juba uue metoodika järgi. Ja siin on nüüd graafik sellest augustikuu loendustest, mis tegelikult algasid juba 78. aastal Enevihi eestvedamisel ja tuleb siiski tõdeda, et kuigi me ei ole saanud kasutada neid algandmeid, millele baseeruvad need graafikud, siis siin on siiski sees ka omajagu tõtt ja kui me oleme püüdnud analüüsida metsise mängude loenduse tulemusi varasemast perioodist siis ka metsise mängude tulemused näitavad 80-ndatel sellist arvukuse kõrgseisu. Ja see punane vertikaaljoon tähistab siin nüüd riikliku seire algust, millele põhimõtteliselt järgnes arvukuse tõus. Kuid paraku on seirearuannetes ka mõningaid vigu sisse sattunud. Juhiks tähelepanu just aastal 2001–2003, kus on märgitud andmete arvukuse tõus augustis, kuid siin samuti seirearuannetes olev andmestiku põhjal teisalt jälle seda tõusu ei näidata. Ja siit seirearuannetest tulevad küll suhteliselt ilusasti välja ka pesakonna suuruse sellised võnked, mis on väga iseloomulikud ka, sest metsislaste arvukuse järgib hiireaastat, siis ometi on siin ka selline teatud nihe sees nendes aastates. 2009 alustasime uut metsise mängude üle-eestilist inventuuri, see kestab veel ka järgmine aasta ehk 4 aastat kokku ja selle eesmärgiks on siis katta kõik teadaolevad mängupaigad. Punasega on siin tähistatud siis 2009 külastatud mängud ja mustaga on siis 2010 läbi kontrollitud mängualad. Ja esmased tulemused on siis sellised, et on külastatud 51% mängudest ja loendatud on 512–571 kukke. See vahemik on selline seetõttu, et alati ei ole võimalik anda täpset kukkede arvu mängus, vaid antakse seal vahemik näiteks 1–2 kukke, 2–4 kukke, et sellest ka selline vahemik. Ja esialgsetel andmetel on tervelt 20% 2 aastal külastatud mängudest osutunud tühjadeks. Selle aasta esmased tulemused on küll näidanud, et nii mõnigi nendest eelmistel aastatel tühjadest mängudest on siiski asustatud 1–2 kuke poolt, kuid põhimõtteliselt on see siiski alarmeeriv märk. Ja tuletagem veel meelde, et viimane 2009. aasta arvukushinnang kukkede järgi oli meil 1200–2000. Ja kui meil on tänaseks loetud 51% mängudest, siis 500–600 kukke on loetud, see tähendab seda, et ilmselt me vaevu saavutame selle minimaalse 1200 piiri. Ja kui võrrelda mängude suurusklasse, mis oli 91–2000 käidud mängudes ja mis on 2 viimase aasta tulemused, siis juhin tähelepanu just eeskätt
1-3 ja 4-7 kuke mängude proportsioonide muutusele, ehk see, et kui 10 aastat tagasi oli 1-3 kukega mänge 37%, siis tänaseks on nende protsent pooltest mängudest juba 68% ja samamoodi on siis langenud 4-7 kukega mängude protsent ja suuri mänge 8 ja enama kukega on jäänud järgi väga vähe. Metsise elupaiga nõudlusest rääkides tuleb esmalt rääkida mänguaegsest elupaigast ja pesitsusaegsest elupaigast. Ja mänguaegne elupaik jaguneb siis omakorda veel kaheks, milleks üks on siis see konkreetne mängupaik, kus toimub kukkede mäng ja kuhu koonduvad kanad ning kus toimub ka siis paaritumine. Ja teine on siis ümber selle mänguplatsi olev 1 kilomeetri raadiuses metsaala, ehk see on siis see ala, kus siis kuked veedavad selle päevaaja siis seal veebruari keskpaigast kuni maikuu keskpaigani, kui toimub see mäng. Ja kirjandusallikates on korduvalt rõhutatud nagu seda, et kuna metsise sugude vaheline erinevus on niivõrd suur ja et ka nende elupaiga kasutus kattub ainult sesoonselt osaliselt ehk mänguperioodil, siis põhimõtteliselt räägitakse kui 2 erineva liigi elupaiga kasutusest. Et kuigi tegemist on nagu 1 liigiga siiski, aga see põhimõtteline lähenemine on ikkagi niimoodi, et mis on vajalik kukkede jaoks, metsise kukkede jaoks, ja hoopis teine jutt on sellest, mis on vaja metsise kanade jaoks. Ja metsise mängud paiknevad valdavalt rabade servaaladel, ainult mändidest koosnevates siirdesoo või rabametsades ja need on suhteliselt hõredad. Metsatäiust hinnatakse keskmiselt 0,5. Ja reeglina on need ka vanades metsades, kus vanus on 80–130 aastat. Ja ühe sellise mängupaiga suuruseks on siis Venemaal hinnatud umbes 50 hektarit, kuid väga suured mängud võivad siis toimuda ka kuni 1 ruutkilomeetri suurusel alal. Meil on mängud siiski väiksemad ja Enevihi poolt aastaid tagasi tehtud uuringu kohaselt olid need mängupaikade suuruseks Alutagusel 12–67 hektarit. Ja ühe mängupaiga elueaks on hinnatud keskmiselt 50 aastat ja loomulikult selle aja jooksul mängutsentrid ehk need kukkede sellised kokkusaamiskohad, kus on siis nii-öelda piirid kokku jooksevad, need võivad siis aasta-aastalt ka nihkuda. Ja oluline on ka see, et vanemad kuked tulevad alati tagasi järjestikulistel aastatel samasse mängupaika, kuid emaslinnud käivad mitmes või siis ühes kindlas mängupaigas ja see sõltub sellest, kui suur on see mäng. Ehk see, et kui tegemist on suurte mängudega 4+ kukke, siis need mängud on ka kanade poolt rohkem eelistatud kui väikesed 1, 2 või 3 kukega mängud. Ja uued mängupaigad tekivad ainult siis, kui noored isased, need 1-2 aastased, kes liiguvad palju ringi, suudavad leida uue sobiva mängupaiga, mis ei saa olla ligemal kui 2 kilomeetrit eelmisest mängupaigast ja hoida seal kinni emaslinde kuni siis paaritumiseni. Ja alles seejärel võib siis loota, et on formeerunud uus mäng. Ja väga väga liigiomane on see, et kukkede ruumiline asetsemine selles mängupaigas on seotud vanusega
ehk siis mängutsentrumis paiknevad siis, või nende mängutsentrumis mängivad just vanad kuked, kelle vanus on seal 4, 5 ja rohkem aastat. Ja needsamad noored kuked, nendel sellist kindlat mänguterritooriumi ei ole, nad on tõrjutud nii-öelda vanemate kukkede poolt ja nemad siis vaatavad seda mängu servaaladelt pealt. Väga oluline moment on siin see, nagu ma ka ennist ütlesin, et 1-aastased ja suur osa 2-aastastest kukkedest külastavad rohkem kui ühte mängupaika. See võib sisse tuua loendustele vea, sest me vaatame, et siin on üks kukk, aga tegelikult järgmisel hommikul võib ta olla hoopis järgmises mängus, kus ennem oli 5 kukke, aga järgmisel hommikul on 6 kukke. Et see on üks selliseid nüansse, mida tuleb kindlasti arvestada, eriti just Vahe-Eesti ja Alutaguse piirkonnas, kus väga paljude mängude vahemaa ongi seal 2 kilomeetrit, mis tähendab, et kukkede ja üldse metsise asustustihedus on seal suurem ja ka seetõttu on noorlindude liikumine suurem. Ja mängupaiga sees siis on isaste territooriumid umbes 50-150 meetriste vahedega ja nagu öeldud, siis metsa piires, metsa sees on siis järgmine mängupaik vähemalt 2 kilomeetri kaugusel. Ja seda nii mujal Euroopas kui ka meil. Ja veel kord peale hommikust mänguturniiri isased kuked lendavad mängupaigast eemale, enamasti kusagil 80-90% kukkedest jäävad sellest mängutsentrumist 700 meetri kaugusele, 700-800 meetrit. Ja mida vanem on kukk, ehk need mänguperemehed, nemad tegelikult jäävad päris selle mänguplatsi lähedale toituma. Et nemad nagu oma platsi nagu käest ära ei anna. Ja mida enam on siis selle 1 kilomeetri ringis nii-öelda metsisele sobivat vähemalt 60 aasta vanust metsa, seda väiksem on ka tema territoorium. Ehk see, et mida rohkem on vana metsa, seda rohkem on tal seal toitumisvõimalusi ja seda väiksemat territooriumi ta ka kasutab. See territoorium, kodupiirkond nii-öelda, see on suhteliselt mitte selline kindel ühik, vaid tegelikult seal kukkede territooriumid kattuvad. Ja vanametsa osakaal määrab ära ka selle mängu eksistentsi ning peale seda mänguperioodi lõppu siis liiguvad kuked kuni 10 kilomeetri kaugusele mängupaigast. Kanade selline pesitsemise koha valik sõltub mustikast väga karmilt ja kindlalt ja pesitsemisala kaugus ei ole üldse sõltuvuses mängust. Ja pesitsevad emaslinnud näivad vältivat üksteist, kuid kui on neid tihedamalt pesitsemas, siis on ka teatav territoriaalne käitumine ja samamoodi toimub siiski teatav pesitsuspiirkonna hoidmine. Tibud on esimestel elunädalatel sõltuvuses putukatest, liblika ja eeskätt vaksiklaste vastsetest ja alles 3.–4. elunädala hakkab domineerima taimne toit ja hiljem suureneb just mustika osakaal toidus 85%-ni. Ja arvukust mõjutavad tegurid on siis eeskätt elupaikade fragmenteerumine, ruumiline vähenemine ja just alustaimestiku hävimine lageraie tulemusena, sest mustikas ei kannata otsest päikesevalgust, ta kaob sealt.
ja väga oluline on ka elupaiga kvaliteedi halvenemine just metsakuivenduse tagajärjel ja see mõjub siis eraldi veel mängualadele, ehk see, et mängualad siis kasvavad tihedalt kinni ja see ei sobi enam kukkedele ning eraldi on see mõju pesitsusaladele ja pesitsusedukusele, ehk see, et kuivendatud metsamaal väheneb putukate osakaal ja suureneb ka röövluse osakaal, ehk see, et looduslikes metsades on putukate toidu osakaal suurem ja pesitsusedukus on ka seal kõrgem. Raied mõjutavad ka röövlite liikumist ja arvukust ja rõhutatakse just eeskätt raiete mõju kisk- ja saaklooma suhete skeemile. Häirimine eeskätt mänguperioodidel meil, vähem ka talvisel ajal ja pesitsusedukusest räägitakse väga sageli kui lühiajalisest mõjust, kuid pesitsusedukus, kui see toimub väga pikkade aastate vältel, hakkab omama hoopis teistsugust efekti ehk negatiivset efekti arvukusele. Ja metsis on väga tundlik just juuni alguses olevatele ilmastikutingimustele, ehk kui on külmad ilmad sel ajal, kui pojad kooruvad juuni alguses, siis ka nende suremus on kõrge. Ja soojade suvede puhul on see suremus väiksem. Kliima tähendab siin selles aspektis seda, et kui poegade koorumine on ajastatud sellele hetkele, kui ka putukate arvukus on maksimumis, siis toimuvad kliimamuutused, kus kevaded lähevad varasemaks, põhjustavad ka sellist asümmeetriat poegade koorumise kõrghetke ja putukate kõrghetke vahel, ehk see, et need kaks asja lähevad omavahel lahku ja koorunud metsise tibudel ei ole enam piisavalt toitu. Ehk see, et need on kõik väga olulised aspektid, millest ühtegi ei saa elimineerida, kui me vaatame neid mõjusid, mis põhjustavad arvukuse langust. Ja uued vaatenurgad on siis need, et Soomes on arvatud, et fragmenteerumine ei ole nii väga oluline siiski, et metsis on tükimaad plastilisem ka raiete suhtes ja kui on arvatud, et metsis isaslinnud on paigatruumad ja hajuvad rohkem emaslinnud, siis hiljutised uuringud kinnitavad metsise puhul peaaegu võrdset hajumist sugupoolte vahel, kuid need samad haruldased hajumised suurte vahemaade taha mängivad siis eriti tähtsat rolli metsise geneetilisele struktuurile. Ja Norra uuringud, värsked uuringud, on siis kinnitanud hoopis, et metsakanaliste arvukust mõjutab palju olulisemalt hoopis röövluse koormus, ja mitte niivõrd muutused elupaikades, kuid kõikide uuringute puhul tuleb esmatähelepanu pöörata mustika levikule ja osakaalule konkreetses kohas, kus uuring on teostatud. Tundub, et see mustikas määrab peaaegu et väga suure osa metsise arvukuse muutustes. Mis siis on Eestis? Meie selleaastased uuringud on näidanud, et lähima lageraie langi kaugus mängutsentrist mõjutab mängu suurust kahekordselt. Ehk see, et kui lank on lähemal kui 780 meetrit, siis on mäng 2,5 kukke keskmiselt, kui lageraielank on kaugemal, siis see on 2 korda suurem. Väga oluliselt mõjutab ka lageraied mustika kasvukohatüüpides negatiivselt ja väga palju hakkab määrama nende 1 kilomeetri tsoonis olev graavitus, ehk mida rohkem on graave selles 1 kilomeetri tsoonis, seda
suurem tõenäosus on, et mängud on väikesed. Ja küsimus ei ole mitte kraavides, vaid kraavidest tulenevas mõjus. Siin on paar joonist, mis kirjeldavad siis vasakpoolne kukkede arvukuse langust viimase 60 aasta jooksul ja paremal on siis kuivendatud metsade pindala kasv samal ajal. Ehk see, et metsise mängu suurus väheneb seda kiiremini, mida suurem on kõdusoo metsade pindala 1 kilomeetri raadiusega alal. Ehk see, et kõdusoo metsas on siis, nad on pidevas arengus, kõdusoo metsad, ja kõdusoo metsad on siis see koht, kus toimub kuivendamise tagajärjel muutuse puhmarindes. Puhmarinde muutus tähendab muutusi liblikate vaksikaliste arvukuses ja omakorda see suurendab röövlust. Nii et ilmselgelt kõdusoo metsade pindala suurenemine, nende pidev arenemine metsi suhtes negatiivses suunas, ehk nad muutuvad tihedamaks, produktiivsemaks, on ilmselt selle kõige taga, miks metsis on ajas meil kadumas ja suured mängud on ikkagi ainult kõige paremates elupaikades, kus on vähe kraave. Ja nagu öeldud, alati tuleb vaadata, mis on elupaik erinevates uuringukohtades, mille tulemused on avaldatud, ja metsise kaitse edasisel planeerimisel peab oluliselt rohkem rakendama ettevaatusprintsiipi eeskätt just lageraiete osas ja tagada kvaliteetsete elupaikade säilimine ja kaaluda ka elupaiga kvaliteedi parandamist eeskätt just suurte mängude piirkonnas. Ja selle aasta lõpuks peaks siis valmima uus metsise kaitsetegevuskava koostöös RMK-ga ja maikuu lõpus on meil kavas nüüd esimene selline tõsisem kohtumine, kus me tahame kõik need esialgsed seisukohad läbi rääkida, analüüsida ja ma arvan, et üheskoos neid asju arutades me suudame leida ka parimad võimalikud lahendused selleks, et seda metsise arvukuse selline kiire langus peatada. Aitäh teile! Nii, suur tänu sulle, Ivar. Ma arvan, et me siiski ühe küsimuse jagu jätame natukene siia ka ruumi, kui see peaks olema tekkinud, sest metsise sõna otseses mõttes me võiksime terve konverentsi põhimõtteliselt pühendada metsisele ja see ei oleks isest paha mõte, aga kas praegu on mingi küsimus kellelgi tekkinud? Nii, palun jah, Mart Niklus. Raske öelda, aga minu arust igal kevadel on kuulda, et siin-seal on nähtud terve kuningaid. Aga metsise käekäigule nad otsest ohtu hetkel ikka ei kujuta. Nad on pigem nagu konfliktis tetredega, tetrekukkadega.